Armsad eestlased välismaal! Viimased 4 aastat on Eesti ja maailma elus olnud tormilisemad ning sündmuste rohkemad, kui keegi meist oleks ilmselt 2019. aastal arvata osanud. Oleme seisnud silmitsi ülemaailmse koroonakriisiga, energiakriisiga ning paraku ka sõjaga otse Euroopa südames. Eelmise aasta 24. veebruaril alanud Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale raputas nii Eestit kui ka kogu ülejäänud maailma. Vabale maailmale jõudis kohale teadmine, et oleme ikka ja jälle olukorras, kus meie vaenulik naaber ei ole kaugeltki unustanud oma imperialistlikke plaane. Sõda Ukrainas ei lõppe homme, kuid ühes olen ma kindel, see ei lõppe Putini võiduga, sest kaalul on rahu ja julgeolek terves maailmas. Maailmas, kus ei ole kohta sõjakuritegudele ega rahvusvaheliste reeglite räigele rikkumisele. Väike riigina teame hästi, et julgeolek on Eesti jaoks eksistentsiaalne küsimus. Just seepärast otsustasime üksmeelselt peale iseseisvuse taastamist, et me ei ole kunagi enam üksi, ei kunagi ilma sõpradeta, ei kunagi ilma liitlasteta. Me kuulume Euroopa Liitu ja NATOsse, et mis veelgi olulisem, meid kuulatakse ja meiega arvestatakse. Peame aga olema valvsad ning valmis igal hetkel kaitsma oma vabadust, sest ilma julgeolekuta ei ole Eestil mõtet rääkida muudest eesmärkidest. Meie julgeoleku üks olulisemaid nurgakive on ühtne ja ühes inforuumis toimiv ühiskond. Sellise ühiskonna eelduseks on ühtne keeleruum. Viimaks oleme eestikeelsele haridusele üleminekuks vajaliku seadusandluse vastu võtnud. Eesti pikaajalise toimimise mõttes on see reform hindamatu ning järgneva 4 aasta jooksul teeme me kõik endast oleneva, et see rakenduks ka täiel määral. Möödunud aastad on näidanud, et elame üsna pöördelisel ajastul, kus üks kriis ajab teist taga. Nii mõnestki neist oleme tänaseks juba edukalt läbi tulnud, kuid peame mõtlema ka tuleviku sammude peale, millega enam oodata ei kannata. Loomulikult räägin ma rohereformist. Rohereform ei ole üksnes rohelisele energiale üleminek, vaid suur innovatsioonihüpe, mis hõlmab kogu majandust tervikuna. Ma usun, et selles on meil tohutud võimalused olla võitjate poolel. Kuigi oleme väiksed, suudame seevastu olla kiired ja just see on toonud meile suurt edu ka varasemalt. Olen kindel, et kui tegutseme targalt, saab ka roherevolutsioonist Eesti järgmine edulugu. Kuid see sõltub kõik meist endist. Juba 5. märtsil toimuvad Eestis Riigikogu valimised, kus otsustatakse, kes kujundavad Eesti järgmise 4 aasta edulugu. Tule kindlasti valima ning kasuta oma häält targalt ja läbimõeldult. Vaid nii saame olla kindlad, et Eesti on nii homme kui ka tulevikus kindlates kätes.